Mis siis, kui ajatollah suurim õudusunenägu pole Ameerika sanktsioonid, Iisraeli F-35D ega tänavatel toimuvad protestid? Kohalik institutsioon, mida 45 aastat on püütud maha suruda. Iraan veritseb, Khamenei on läinud, Mujtaba tundub ebakindel. IRGC, režiimi lojaalseim jõud, kisutakse täppislöökidega tükkideks. Siiani on hävitatud 7000 sihtmärki. Mõtle selle peale. Üks jõud on jäänud peaaegu puutumata. Regulaararmee ehk Artesh. Siin läheb asi huvitavaks. Kui maailm jälgib plahvatusi, areneb vaikselt teine plaan. USA ja Iisrael ei murra režiimi lihtsalt, vaid hoiavad alles ainsa institutsiooni, mis võiks selle asendada. See ongi pragu, mida ajatollad on kartnud alates 1979 aastast. Nüüd see laieneb iga päevaga. Siin hakkab Trumpi suur plaan tervikuks kujunema. Jääge kuulama, sest see on lugu, mida ajatollad ei taha, et te kuuleksite. Lugu sellest, kuidas Iraan võib seestpoolt kokku variseda. CIA ja Mossad, armee juhid, oleksid ilmselt osa neist, kes oleksid valmis seda tegema. Õõnestada režiimi, kiirendada selle kokkuvarisemist ja destabiliseerida riiki võimu haaramisega. Kõik sai alguse režiimi veast aastakümneid tagasi, kui mullahid võtsid 1979 aasta revolutsiooni järel julge läbimõeldud sammu. Võimu ja turvalisuse säilitamiseks otsustasid nad, et rahvusarmee ei piisa. Nad lõid rivalitseva sõjalise jõu IRGC ehk Islami revolutsioonilise kaardiväe, millest sageli Iraani mainimisel kuulete. Umbes 150 000 eliitvõitlejast koosnev jõud allub otse kõrgeimale juhile. Nad juhivad Iraani sõjaväge, droone, kontrollivad asendusedasid Lähis-Idas ja domineerivad suuri osi majandusest. Naftas mugeldamine, ehitusimpeeriumid ja kõik muu, mis hoiab kõrgemaid vaimulikke rikkana ja võimul, on nende käes. Nemad saavad parima palga, varustuse ja kogu au. Nad on režiimi isiklikud sülekoerad. Samal ajal on Artesh, Iraani vana rahvusarmee, oodanud varjus. See vägi loodi ammu enne revolutsiooni rahva teenimiseks, mitte isiklike huvide jaoks. Selles on umbes 350 000 peamiselt ajateenijast inimest, kelle ülesanne on piire kaitsta ja tavapäraseid sõdu pidada. Tead küll, asjad, mis ei anna neile võimu juurde. Režiim hoiab neid meelega nõrgana, pidevas rivaalitsemises IRGC-ga. IRGC saab raha, mõju ja prestiiži, kuid Arteshile jäävad vaid riismed ja kahtlustamine. Ajatollad on algusest kartnud, et Artesh võib nende vastu pöörduda, kuna juhindub elukutseliste sõdurite traditsioonist, mitte revolutsioonilisest õhinast. Nad ei ole ajupestud. Aastakümnete jooksul tekkinud lõhe on nüüd režiimi Achilleuse kand. Trump, Iisrael ja USA kasutavad seda hetkel väga täpselt ära. Lihtsalt näidet selles, kuidas nad seda teevad, saab näha operatsiooni eepiline raev jälgides. Alates rünnaku algusest on sihtmärgid olnud üheselt mõistetavad. Raketidega tabati IRGC peakorterit Teheranis, Iraani proxy-operatsioonide keskust. Raketitootmisrajatised hävitati. IRGC lauvarud vähenesid poole võrra. Isegi IRGC laevastik Pärsia lahes on kandnud ränki kaotusi, mistõttu nad ei suuda enam ohustada laevateid. Kui arvestada ka nende õhutõrje ja IRGC juhtide kõrvaldamist, on selge, et IRGC on lagunenud. Selle hävingu juures on Artesh jäänud puutumata. Nende kasarmud, maaväebaasid ja väljaõppekeskused on valdavalt alles. See pole juhus. Eesmärk on hävitada režiimi koos hoidvat ideoloogilist tuumikut, jättes professionaalse armee puutumata. Täpselt nii. USA ja Iisrael loovad režiimi muutuse tingimusi, mille keskmes on Artesh. Nad ei hoia end tagasi. Tegelikult pöördub Iisraeli luure isegi lääneosas asuvate üksuste poole, kus deserteerumise määr on juba kõrge ja ütled neile, et nad jääksid paigale. Sõnum on lihtne. Kaitske olulist infrastruktuuri IRGC sabotaaži eest. Säilitage oma auastmed ja pension. Ja astuge ajaloo annaalidesse kui uue Iraani kangelased. Üsna huvitav, kas pole? Kui IRGC põrmuks tehakse, siis Artesh säilitatakse. See on pingutus IRGC ja Artesh lahku lüüa ning tuua uus koidik. See toimib, sest Artesh on juba näidanud, et ei pöördu oma rahva vastu. Nad ei ole ajatollad ega kurjad tapjad, mingi ei ava elanike pihta tuld. Nad on osa rahvast ja kõik ajateenijad. Seetõttu ei kästud neil kunagi läri rahva vastu tuld avada. Ja põhjus on selles, et nad ei ole kindlad, kas nad seda teeksidki. See ongi tegelikkus. Kuidas nad seda teavad?
Värskeim tõend selle kohta pärineb Iraani kodanikuprotestidest, mis algasid 2025 aasta detsembris. Pärast riaali kokkuvarisemist ja väga raske majandusolukorra teket hakkasid inimesed mässama paremate elutingimuste nimel. Endine ülemjuht Ali Khamenei eelistas oma võimu säilitamist murede lahendamisele, mida ta tegi. Ta käskis IRGC-l ja piiramisrühmadel oma rahvast maha tapma. Kasutades päris laskemoona, läksid nad tänavatele mootorratastel, paigutasid snaiprid katustele ja rakendasid surmava tule taktikat. 8. ja 9. jaanuar kujunesid mitmes linnas veresaunaks, kui IRGC tegutses režiimi säilitamise nimel täie jõuga. Ärge laske Ameerika ja Iisraeli agentidel oma eesmärke saavutada, muidu jääb lootus vaid unistuseks. Aitäh, tänan! Artesh vastas teisiti. Nad on alati keeldunud sisemisest repressioonist, rõhutades, et kaitsevad rahvast, mitte režiimi. Kui käsud anti, aeglustasid nad oma reageerimist. Tankid jäid garaažidesse, raskerelvi ei toodud tänavatele ning mõned üksused venitasid ja tegid vaid ebamääraseid avaldusi taristu kaitsmise kohta. Tegude kontrast ei saanud olla teravam, kuid põhjus on lihtne. IRGC võitlejad on fanaatikud, kes on lojaalsed ainult luksuses elavale ülemjuhile. Arteshi ajateenijad on tavalised inimesed samadest linnaosadest nagu meeleavaldajad, vähem ideoloogilised ja tänavaeluga rohkem seotud. Iraani režiimile kinnitas see, miks nad ei usaldanud Arteshile kunagi räpast tööd. Kõik sellepärast, et sõdurid näevad end esmalt iraanlastena ja alles seejärel režiimi esindajatena. See lõhe päästis elusid jaanuaris ja nüüd võib see režiimi täielikult kukutada. Täna on olukord teistsugune kui paar nädalat tagasi. Ali Khamenei on nüüd lahkunud. Kõva joone pooldajad on paanikas ja Artesh on äkitselt kõige võimsam alles jäänud institutsioon. Aga kuidas saab Arteshist kõrvale jäetud rahvusarmeest jõud, mis kukutab IRGC ja toob kaasa tõelise režiimi muutuse? See algab ülejooksmistega. Satelliitkanalites ja sotsiaalmeedias lubatakse IRGC ohvitseridele, kes soovivad lahkuda, turvalist läbipääsu ja rahalisi garantiisid. Pakkumine on lihtne. Kaitse perekonda, säilita pension, ära mine koos uppuva laevaga põhja. Iga ülejooksnud ohvitser õõnestab kaardiväge. Artesh on nende jaoks loomulik maandumispaik. Kui ülejooksud algavad, on prioriteet infrastruktuur. IRGCL on ajalugu põletatud maa taktika kasutamisel ning enne lahkumist hävitavad nad elektrijaamad, tammid ja naftarajatised, kui tunnetavad kokkuvarisemist. Artesh tunneb neid trikke. Nende väljaõppe keskendub tavapärasele kaitsele, mitte asendussõdadele, võimaldades sulgeda torujuhtmeid, valvata sildu ja hoida süsteemid töös. Nii takistavad nad kaardiväelastel riiki kaosesse paisata lahkumisel. Enne igat riigipööret toimub sama oluline, kuid vaiksem lahing Iraani luurevõrgustikes. Need on režiimi silmad ja kõrvad, mis jälgivad ohvitsere, kontrollivad suhtlust ja kõrvaldavad ohud enne tekkimist. IRGC luureharu ja riiklikud julgeolekuteenistused on aastakümneid ehitanud süsteeme, mille ainus eesmärk on peatada just sellist sisemist mässu. Arteshi tegevus ei sõltu vaid tankidest ja baasidest, vaid ka ajastusest, salajasusest ja kiirusest. Kui võrgustikud jäävad puutumata, võivad võtmeisikud kiiresti kinni langeda. Plaanid võivad enne päikesetõusu kokku kukkuda ja kogu ettevõtmine võib laguneda enne, kui see üldse alata jõuab. Seega pole tegelik küsimus mitte ainult selles, kas Artesh on valmis tegutsema, vaid kas ta suudab liikuda kiiremini kui süsteem, mis on loodud teda tabama teolt. Kolmas samm on riigipööre. Arteshi tippjuhid pole fanaatikud nagu IRGC ülemad, vaid professionaalid, keda huvitab riigi käekäik, mitte ülemjuhi käsud. Läbirääkimised käivad usaldusväärsete kanalite kaudu. Kui aeg on õige, astuvad ohvitserid esile ja teatavad, et alluvad rahvale, mitte ideoloogidele. Nad arreteerivad ülejäänud äärmuslased, võtavad üle juhtimispunktid ja pööravad sõjaväe käsuliini ühe puhta käiguga ümber. See pole tänavavõitlus, vaid sisemine võimuvahetus, mis jätab kaardiväelased isoleerituks ja mängust välja. Veelgi kõrgema panusega on Iraani strateegilised rajatised. Tuumaobjektid, raketiladud ja moodsad relvasüsteemid on üle riigi. Paljusid juhib Iraani revolutsiooniline kaardivägi. Kokkuvarisemise hetkel saavad neist objektidest kaardi kõige ohtlikumad punktid. Kui käsuahelad korrakski lagunevad, pole risk vaid sisekaoses. See on ebakindlus selle üle, kelle käes need vahendid on ja kuidas neid võidakse kasutada. See stsenaarium tõmbab kogu maailma tähelepanu, sest keegi ei saa lubada, et kriitilised relvad satuvad teadmata kätesse. Arteshi jaoks peab iga samm olema kiire ja täpne. Nende paikade kindlustamine ei oleks valikuline, vaid oleks esmane prioriteet kohe tasakaalu nihkudes.
Arteshist saab ainus jõud korra ja kaose vahel, hoides tänavad rahulikud, kindlustades piirid ning tagades toidu ja ravimite liikumise. Nad loovutavad võimu tsiviilsele üleminekuvalitsusele, kuhu kuuluvad opositsioon, paguluses eksperdid ja reformimeelsed. Võimu vakumitega sõjapealike vaba voli ei teki. Valikulised lõõgid hävitasid IRGC, jättes riikliku armee puutumata, mistõttu kodusõda ei olnud kunagi tõenäoline. Artesh toob koidikul tanki Teherani, piirab IRGC peakorteri ja viib ülemad käeraudades välja. Rahvahulgad rõõmustavad. Sõdurid lehvitavad tsiviilisikutele, mitte ei tulista. Sellist stsenaariumi soovivad USA ja Iisraeli planeerijad. See pole fantaasia. See on ainus viis režiimi muutuseks ilma välismaise sekkumise või verise kaoseta tänavatel. Kuule, vaata, kui sa oled selle külge liinitud, sest ajatolla raudne haare hakkab lõpuks libisema nagu halb parukas Teheranis, siis vajuta sellele meeldib nupule korralikult. See on sisuliselt pragude laienemisele kaasaelamine. Ja telli ja lülita kelluke sisse, et sa jääks maha, kui Artesh lõpuks otsustab, et tal on mullade lapsehoidmisest küllalt. Varsti on tulemas veelgi popcorni väärilisi uudiseid. Olgu, nüüd tagasi asja juurde. Mis on siin tegelikud riskid ja kuidas see kõik võiks areneda? Esimene oht tuleb IRGC oma pead tegutsevatelt komandöridelt. Kui kaardiväelased tajuvad, et režiim hakkab käest libisema, võivad mõned neist täielikult lahku lüüa ja moodustada omaenda relvarühmitused. See stsenaarium on hirmutav. Võid näha killustunud üksusi, kes võitlevad territooriumi pärast, saboteerivad infrastruktuuri ja muudavad Iraani sõjapealike kontrollitavateks tsoonideks. Selline kaos võib kesta aastaid. Oht ei ole ainult väline, vaid ka Artesh võib kõhklema hakata. Ülemad võivad kõhelda garantiide puudumise või äärmuslaste kättemaksu hirmus. Iga päev, mil nad ootavad, väheneb otsustava tegutsemise võimalus. Kõige kohal on pärimisküsimus. Moshtabar Khamenei, endise ülemjuhi poeg, on äärmuslaste poolt juba uueks ülemjuhiks esile tõstetud. Kui ta koondab kiiresti võimu enda kätte, võib režiim küll nõrgenenult, kuid endiselt ohtlikuna edasi eksisteerida ja hoida riiki kontrolli all hoolimata rahutustest. Ja kõhklus ei ole lihtsalt viivitus. See võib olla võimaluse lõpp. Ajalugu näitab seda ikka ja jälle. Sarnases olukorras olevad armeed ootavad sageli täiuslikke tingimusi, selgeid signaale ja edu tagatisi, kuid neid tagatisi tuleb harva. Hoolimata riskidest võib tekkida võimalus, mis muudab olukorda. Kui Artesh liitub protestijatega, võib kokkuvarisemine tulla oodatust kiiremini. Suured rahvahulgad tänavatel annavad liikumisele legitiimsuse ning armee annab jõu, et see hoog päris muutuseks pöörata. Lisaks on veel Ameerika Ühendriikide sanktsioonide leevendamise võimalus. Sõdurid võivad kujutleda tulevikku, kus pered pole majandusraskustes ja komandorid näevad võimalust rahvusvaheliseks tunnustuseks. Äkitselt langevad stiimulid kokku nii, et see võiks kiirendada režiimi langemist. Hiljutised märgid näitavad, et lõhejooned selguvad. X-i postitused viitavad sellele, et Arteshi poole ülejooksmised juba toimuvad. IRGC kanalid hoiatavad, et protestide naasmisel tuleb tugevam löök, mis kõlab pigem paanika kui enesekindlusena. USA luureandmetel püüab režiim kiiresti jõude koondada. Praod on nähtavad, see on pingule tõmmatud ja toetub lojaalsuse asemel hirmule. Iga päev, kui Artesh on lojaalne, kannatavad iraanlased sanktsioonide all ja režiim ekspordib terrorit. Ajalugu õpetab, mis juhtub, kui armeed vahetavad lojaalsust. Egiptuses 2011 aastal kukutas sõjaväe neutraalsus Mubaraki vaid mõne päevaga. Nõukogude Liit lagunes veel kiiremini, kui sõjaväe sisetülid kiirendasid kokkuvarisemist. Analüütikud arutavad, kas Artesh jääb neutraalseks, juhtkond lõheneb või paralleelstruktuurid lagunevad surve tõttu. Režiim teadis, et see võib juhtuda ja lõi keerulised kontrollikihid. IRGC on tavaväest kõrgemal, Basi on kogukondadesse võimitud, käsuliinid on teadlikult segased. Kõik see oli mõeldud selleks, et takistada armeel vaimulike vastu pöördumast. Kuid nüüd, pärast lakkamatuid proteste, majanduslikku kokkuvarisemist ja sihitud rünnakuid, laienevad need lõhed kiiremini, kui keegi oskas oodata. Mis kord kaitses režiimi, on nüüd õrn. Kui armeed viivad oma lojaalsuse režiimilt üle rahvale, kukuvad diktaatorid. Iraan seisab täpselt sellel hetkel ja valik on selge. Kas Artesh kõhkleb ja režiim püsib veel veidi kauem või astub armee esile ja jõudude tasakaal muutub? Kui see juhtub, mõjutab see kogu piirkonda, mitte ainult Iraani, muutes kõike. Kuigi enamik tähelepanu on Ameerika Ühendriikidel ja Iisraelil, ei jälgi arengut ainult nemad. Venemaa ja Hiina huvid Iraanis ulatuvad energiast strateegilise positsioonini. Ebastabiilsus pole kummalegi kasulik. Kui olukord hakkab liiga kiiresti kalduma, võivad mõlemad sekkuda, mitte tingimata vägedega, vaid süsteemi stabiliseeriva toetusega. Luureinfo jagamine.
majandusabi või diplomaatiline tugi, mis aitab režiimil taastuda. See lisab veel ühe ebakindluse kihi, sest ükski sisemine muutus Iraanis ei toimu isoleeritult. See toimub ülemaailmsete suurriikide valvsa pilgu all, kes võivad eelistada kontrollitud olukorda äkilisele kokkuvarisemisele. Lõppkokkuvõttes seisab Artesh kriitilises teelahkmes. Selle järgmised sammud ei mõjuta ainult Iraani sisemist tulevikku, vaid võivad vallandada laialdasi mõjusid ülemaailmsetel energiaturgudel, Hormuzi väina julgeolekus ja Lähis-Ida laiemas stabiilsuses. Investorid, energiastrateegid ja poliitikakujundajad jälgivad Iraani arenguid, teades, et väikesed muutused riigis võivad põhjustada suuri ülemaailmseid tagajärgi. Selle riski keskmes asub Hormuzi väin, maailma kõige olulisem naftatransiidi kitsaskoht. Iraani surmakultus üritab maailma šantažeerida, sulgedes olulise rahvusvahelise meretee Hormuzi väina. Nüüd, nagu te ilmselt juba teate, on praegune sõda kaubalaevaliikluses sisuliselt halvanud. 100 laevad on lõksu jäänud, ümber suunatud või sunnitud varjuma. Miks? Sest Iraani revolutsiooniline kaardivägi on sulgenud väina ähvardusega tekitada kahju. Selle tulemusena on suured laevandusettevõtted peatanud või piiranud oma teenuseid. Nafta hind on tõusnud üle $110 barreli eest, mis on pannud ülemaailmsed tarneahelad surve alla. Kui Artesh seaks rahvuslikud huvid ideoloogia ette ja astuks vastu revolutsioonilisele kaardiväele, võiks blokaad kiiresti lõppeda. Tankerid liiguksid vabalt, energiahinnad stabiliseeruksid ja häired leeveneksid kohe. Energiast kaugemale ulatuvad tagajärjed mõjutavad ka Iraani pikaajalist piirkondlikku mõjuvõimu. Aastakümneid on režiim Iraani revolutsioonilise kaardiväe kaudu suunanud miljardeid dollareid Lähis-Ida Iraani toetatud miilitsatesse. See on toetanud Hezbollat Libanonis, Hutisid Jeemenis, Shia miilitsaid Iraagis ja võitlejaid Süürias. Need rahastamisallikad on pikendanud konflikte, õõnestanud valitsusi ja hoidnud miljoneid inimesi vägivallatsüklites lõksus. Kui IRGC nõrgeneb ja Artesh isoleerib ta, kuivavad rahastamiskanalid ning proksirühmitused kaotavad toetaja, andes naaberriikidele hingamisruumi. See võib avada varem kaugeteks peetud teid. See tähendab vaenutegevuse vähenemist, suhete paranemist Iraani, Iisraeli ja USA vahel ning üleminekut sabotaažilt diplomaatiale. Lähis-Ida võib lõpuks liikuda püsiva rahu ja stabiilsuse poole. Seetõttu jälgivad valitsused, investorid ja analüütikud huviga Arteshi samme. Arvutused on lihtsad. Kui regulaararmee seab Iraani rahva ja riiklikud prioriteedid teokraatlikust kontrollist ettepoole, võib IRGC nõrgeneda. Praegune režiim võib laguneda ning Iraani 90 miljonil kodanikul avaneda võimalus vabaduseks ja enesemääramiseks. See, mis tundub sisepoliitilise võimuvõitlusena, on tegelikult globaalne pöördehetk. Selline, mis suudab aastakümneteks muuta majandusi, julgeolekuarhitektuure ja piirkondliku jõudude tasakaalu. Lõppkokkuvõttes on Artesh palju enamat kui lihtsalt Iraani tavapärane sõjavägi. See esindab Iraani rahva kõige elujõulisemat alles jäänud lootust sisemiseks muutuseks. Kui valitakse teokraatia asemel rahvas, võib IRGC võim lõppeda ja režiim kukkuda, andes 90 miljonile iraanlasele vabama tuleviku. See üks ainus valik ei muudaks ainult Iraani. Sellel oleks mõju kogu maailmas. Nii et jah, Artesh võiks olla see ootamatu pööre, mis lõpetab 45 aastat kestnud teokraatia. Ja ausalt öeldes, kes seda oleks osanud oodata? Kui see siseringi ülevaade pani sind lõpuks ekraani ees hüüdma, vajuta meeldib nuppu, et sõnum leviks. Telli kanal, et olla esireas, kui järgmine kaos või vabadus saabub. Sest sel lool on rohkem pöördeid kui Teherani ummikus. Kohtume järgmine kord.